Tere tulemast podcasti Kes on loll kuulama. Mina olen Mari-Liis ja ma olen siin koos tütrega. Jade. Jälle. Ja täna on meil väga lahe teema. Me räägime kahe Jadelisi lasteaiaaegse sõbraga. Meil on Luise siin ja meil on Daniel siin. Olge tere! 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 Ja me räägime lapsepõlvest ja me räägime kasvamisest. Et mida te üldse mäletate? Oleme olnud kõik koos lapsepõlves ja koos kasvanud ja see on lapsepõlv küll, aga see on pigem siuke titepõlvest juba ju. No titepõlvest Daniel, et ma tunnen juba nagu sellest saadik, kui ma reaalselt sündisin. Aga mis su esimene mälestus Danieliga on? Kõige esimene, proovi meenutada. Ma küsin teilt ka seda. Okay. Oma vahel mõelge, mis teil kõige esimene mälupilt ette. Jade juba naerab. Ma ei saa rääkida seda. Ei, ma ei tea lasteaiast mingit, et lollitasime midagi. Ma mäletan, et meil olid nagu lasteaiased vetsuud, olid nagu kabiinidega. Siis ma kuidagi, mul on mingi mälupõtt, et me no. Ma ei tea, lollitasime kuidagi nende ustega seal. Mul on, ma arvan, ma ei mäleta, kas see oli, ma ei tea, äkki 4 või 5 aastasena mingi jõulupidu. Nii. See, kus me olime need lumehelbekesed. Ma ei mäleta, mis poisid olid, meie olime lumehelbekesed. Ja siis me tantsisime seal. Mul on pildid sellest, sellepärast ma mäletan seda nagu eriti hästi. Ja siis ma mäletan, et ma nii kartsin. Minu ema oli ainukene, kes pidi tantsima tulema nagu lastega. Kõikide teiste vanemad vaatasid minu ema tantsis seal meiega käest kinni. Nii tubli. Aasta ema. Väga tubli. Daniel, mis sinu esimesed mälestused on? Nagu kõige esimesed plikadega? Oota, aga Luisa just vastas, kas sa vastasid nagu meie mõlema kohta või... ma sain aru, et ainult Jadega. Tannuga ilmselt see, kui Daniel mingit lollust tegi. Nagu poistel ikka kohale, siis no. Tannu tegi kogu aeg, ta oli see main vend, kes lollust tegi lasteaias. Ma ei mäleta. Äkki oli võib-olla see, kui me olime mingis... Seal oli nagu 2 nagu mängimishoovi. Nii. Ja siis see väiksem hoov, kus me tohtisime olla ainult siis, kui polnud neid nagu sõimekaid. Ja siis oli see, kus Daniel tegi meile ülikiiresti hoogu niimoodi, et no ikka paha hakkas. No ikka tõesti hakkas paha ja siis kõik tüdrukud nagu olid seal ja siis Daniel oli siuke strong boy ja siis Tannu tegi räigelt hoogu seal kõigile. Anname talle sõna siis, anname sellele strong boy'le sõna. Mis sinu mälestus on? Jadega näiteks esimene mälestus kunagi Kunderis oli kontor. Ja siis tegime pahandus seal, et kõik seal mingid vihmavarjud ja mis seal kõik olid. Kiskusime need lahti ja tegime mingit lossi seal nendest vihmavarjudest. Kontekstiks siis nagu, me käisime kõik samas lasteaias on ju, aga nagu Tannuga ma sain tuttavaks, et meie vanematel oli firma koos ja siis me nagu olime nagu sünnist saadik juba tuttavad. Ja siis Luisa nagu lisandus lihtsalt lasteaiast. Et Jadega sul on esimene mälestus kontorist juba. See kontoris oli ja, et seal olid kogu aeg teie mingid firma, mingid asjad. Ja siis seal oli see mingi tagaruum minu arust, kus sa läksid natuke trepist alla, vaata. 2 korrust trepist alla. Aga kas see Egiptuse reis, kus käisite seal me olime mingi full... Sellest sul ei ole mingit nagu otsast? Seal väga ei mäleta, jah. Okay. Aga Luisaga esimene mälestus? Ohohoo. Ma tea, kas see vend ongi? Kindlasti lasteaiast, aga ei oskagi niimoodi. Kui ma olin nii suvaline, sa võid lihtsalt öelda. Oh my god, juba läheb käest ära. Ma ei oskagi öelda praegu niimoodi. Ei ole hullu, küll need välja tuleb, ma arvan, need hetki on teil väga palju. Minu meelest on üliäge, et esiteks nagu tõesti sisuliselt sünnist saati või titest saati läbi saate ja siiamaani läbi saate, et see on hästi äge. Ja ma ütlesin teile ennem, kui me salvestama ka panime, et räägime samamoodi, nagu meil köögilaua taga räägime. Et rääkige siis, mis need kõige piinlikum mälestus, mis kohe lasteaiast meelde tuleb? Mina tean. Mina mäletan, see ei olnud selles mõttes... Ära midagi nagu väga piinlikku meist räägi. Ei, see ei ole midagi sükest, mida keegi oleks teinud, aga see oli see, et kui sa tulid õuest ja oli nagu soojamaag juba, siis kasvatajad ikkagi lasid kõigil nagu jalad ära pesta või nagu käed ära pesta. Ja siis kõik pidid ikkagi riidest lahti võtma. Ja siis sa seisid seal poiste ja tüdrukutega, kõik paljad, siis sa olid seal mingi hihihi, ha-ha-ha, ja siis kõik tüdrukud ja poisid olid kõik koos. Seal oli nagu... Hästi paljaks võtta niimoodi või? Ma ei mäleta, võib-olla äkki jäid mingid alukad jäid äkki jalga või midagi. Ei, see ei olnud midagi siukest, see kõik pidid nagu duši alt korra ikkagi läbi minema, sest et kõik olid mingid liivased ja porised, vaata.
ja siis oligi, et ootasid seal järjekorras, aga nagu samal kui üks pesi, siis ju kõik ootasid, siis oli siuke, et see on jah veits ma ei mäleta siukest asja. mina mäletan, ma aga inimestel jäävad erinevad asjad meelde. Jumal äge. Mis sul Taimo meelde tuleb? Piinlik või? Või no naljakas. Naljakas. Kindlasti üks naljakas hetk oli, kui meil oli nii-öelda see tunnike 2 lõunaund Aha. ja kasvataja läks ära. Kasvataja Nii. läks ära sealt meil lasteaia ruumist, rühmast, kuidas sa seda nimetad. Ja siis hakkas trall pihta, et kõik kargasid püsti ja viskasid kõik toolid pikali ja Jälle ma ei see mäleta. kisendamine käis ja See vist on siuke asi, mis mina mäletan ka seda enda lasteaia ajast, et nii kui õpetaja kuskil ära läks, oli magamise aeg, kõik ju teeskasid hullult, et magad, eriti kui sa suurem juba olid, noh, siuke 6-aastane või siuke. Ma küll päriselt magasin, mulle suht. okei, vau, ma ei Vau. mäleta. Ma päriselt magasin. Tahad auhinda või? Jaa, tahaks küpsist. Ei, aga mul tuli ka üks lugu meelde, mis on nagu veits siuke nästiga, aga see ei ole nagu kellegi meie kohta. Asja. See ei ole kellegi meie kohta, Okei. Nii. aga ma võin teile pärast öelda, kes see oli. Ma arvan, et te mäletate ka tegelikult, aga nagu põhimõtteliselt meil oli lasteaias üks poiss, kes läks nagu, ma ei tea, mis ajal, aga igatahes mingi hetk nagu läks vetsu, onju. Läks kakale, onju. Ja siis Juba on naljakas. Asja. need kakalaljad ikka kõige paremad. Ei, aga põhimõtteliselt, ja siis ta nagu tuleb välja kõik on fine, vaata. Ja siis mingi veits aega hiljem meil läheb nagu üks ja kurjem kasvataja läks nagu, sest meil oli tavaliselt nagu 2, onju. Läheb sinna vetsu, siis tuleb välja, et on nagu mingid, et kes kakas poti peale. See poiss oli nagu pannud nagu prill laua peale. Selle, ma vist on kuulnud seda lugu, aga ma ei mäleta seda. see oli nii haige. Siis ta tuli, kõik oli mingid, mis mõttes, et siis ma mõtlesin, et nagu sinna nagu selle poti nagu selja vaata selle, kus on see nupp nagu, keegi oli sinna. Ma ei saanud aru nagu, et kuidas, ma ei tea, ja siis lõpuks kõik olid mingid et nagu tema käis vaata viimasena vetsus. Ja siis ta pandi ise küürima seda. Aga ma tean, et mõned inimesed käivadki ju isegi lennujaamades, kus sa oled, sa vaatad, et kuidas see võimalik on, et sinna ääre peale inimene laseb, aga paljud lähevad jalgadega prill-laua peale. Seda ta astub nagu, te ei tea seda või? See on jumala suur probleem. See ongi suur probleem, sest et inimesed on ju, mõned on lihtsalt astuvad sinna selleks, et nagu nad ei peaks istuma. Jaa, et nad ei peaks jumala ees nagu katsuma. Pane paber siis sinna või midagi. Palun, sa võid selle kohta teha eraldi podcasti, ma soovitan inglise keeles teha ja rohkem sellest laiemalt rääkida lennujaamades ja igal pool päriselt, see on jumala suur probleem. Haige. Jaa, see ei ole ainult teie lasteaia väga huvitav, kuidas me nagu räägime lasteaiast ja nüüd järsku räägime sellest, kuidas inimestel on probleem kakamisega. Aga ei, see on ka tore. Et noh, ma saan aru, kui lapsed niimoodi teevad, ükskõik mis põhjusel, aga ma ei saa sellest aru, kui täiskasvanud. Vot sellest ma ei saa aru. Et selles mõttes ma olen... Kuule, aga rääkige, mis teil seal lasteaias, kas te kuidagi kaklesite ka või? Kas kuidagi on nagu sõprusproovile ka pandud või? Kas tekkisid mingid kolmnurgad, sõpruskolmnurgad, et mina olen sinu sõber ja ära ole tema sõber ja kas teil selliseid mälestusi on ka või? On. Mul on. Meil oli, ma ei mäleta, kas see oli äkki reede või neljapäevane päev, millal võis võtta enda nukke kaasa. Nii. Ma ei tea, kas Jade sina mäletad. Ma mäletan, et viisaga minu arust. Mänguasja päev oli küll teil. Mingi asja päev oli, on ju, et võis kaasa võtta. Ja siis ma võtsin vist nagu mingi 3 või 2 nukku ja siis selle ühe nukuga tahtsid nagu kõik tüdrukud mängida ja kõik. Ja saad aru, ja sellest, et ja nagu, ja vaata, see oli minu kättemaksu aeg. See oli see, kus ma sain näidata, et sina mulle ei meeldi ja sina ei mängi sellega. Aga ma nagu ei mäleta, kellega see võis olla, et kes võis mängida ja kes ei võinud olla. Üks tüdruk ma tean, kellele ma ei lubanud seda nukku, aga nagu ülejäänutega mul oli vist see, et ma ei tea, suht suva. Aga niimoodi küll mitte. Ma ei mäleta. Ütle mulle pärast üle. Jaa, aga et mingi 3 nurkasid olnud või sükest. Sa mäletad mingit raamat, Daniel? Mehed võib-olla üldse ei tea nendest midagi. Kaklesid Jade pärast. Juba lasteaias. See oli küll tegelikult. Ei, ma mäletan küll. No räägi sellest, Daniel. Mina ei mäleta midagi selles suhtes. Lasteaia kohta üldse tegelikult väga vähe mäletan. See on nii ammu aega tagasi. Tõsi? Aga kas tüdrukud on muutunud ka nagu, nii nagu nad olid lasteaias, on nad samasugused? Me oleme vahepeal nagu rääkima õppinud. Jah, rääkima oleme õppinud ja me ei ole päris sama. Ei ole? Päris ei ole. Mis sa muutud? Ma ei oskagi, kui võrrelda nagu
6-aastast Luisat ja praegust Luisat või siis nagu 6-aastast Tannut ja siis praegust Tannut, siis minu arust on suht sama. Ma mõtlengi. Minu jaoks ka, loomulikult te olete selles mõttes ju kasvanud, et te olete ju nagu suurteks inimesteks saanud ja mitte ainult füüsiliselt, vaid et see on nagu eakohane, mis kõik on toimunud. Aga samal ajal te olete ikka nagu teie nagu see isiksus või mingi nagu see sinu asi on ikka sinu sees olemas, et Luisa on ikka Luisa ja Tanju on ikka Tanju. Minu ja Jadega on nagu see, et okei, eks me nägime ikkagi nagu sarnased välja nagu või et me näeme suht samasugused välja, nagu me nägime olla mingi 5-6 aastastena, aga vot Danielil pole mitte midagi muutunud. Daniel on täpselt samasugune nagu siis, kui ta oli 3-kuune või siis ta on praegu kohe 19 aastane, ta on täpselt samasugune. Minu meelest olete te ise ka samasugused, sorry, mina näen teid ju. Välimuse poolt ma ei ütleks, et ma ikka nii sarnane. Vot Danieli nagu see face card, see ei muutu tal. Minu jaoks on sinu face card ka täpselt muutumatu olnud. Alati pruunid, ilusad rosina silmad, tumedad juuksed, alati. Ma väiksena vaatasin, issand kui nunnu. Alati oli. Oleks võinud, meil oli lasteaia lõpus, me saime raamatu kaasa. Oleks võinud selle raamatu kaasa võtta. See oleks saanud võrrelda praegu. Ja seal on pildid sees on ja mingid asjad. Ja väga põnev. Okei, aga kas meil on olnud mingid tülised või siuksed suuremaid? Ka hiljem? Jah, nagu ka hiljem. Mitte nagu ainult lasteaias. Nagu meie kolm või nagu... Ma ei... Täitsa igav, kui te mingit draamat siit välja ei tule, ei kuule ja vaata tahab ju draamat. Eks me oleme ikka närvi läinud üksteise peale, nagu kas kõigi peale või siis oled lähed närvi, mis siis saab? Ma ei tea, me lihtsalt nagu me ei räägi oma vahel. Siis mingi nähvame lihtsalt mingi, ja vait või nagu mingi siuksed asjad. Ma ei tea, nagu tegelikult on suht... Me ei tülitse väga niimoodi. Ja isegi kui me tülitseme, siis see ongi siuke, et me tülitseme ära ja siis ma olen mingi, okei, aga lähme mäkki või? Ei, see on reaalselt see. Sest, et ma ju... Eelmine kord oligi, et Daniel ei ade midagi vaidle, et see on räigelt korjust üksteise peal. Ma istun seal niimoodi. Ja see oli niimoodi, et vaata, ma rääkisin ka sulle. Läksime mäkki. Ja see oli ka niimoodi, et vaata tulime teie. Tahate rääkida seda lugu? Ja, nagu, põhimõtteliselt Tannu ja Luisa tulid nagu, minu juurde õhtul nagu tulid autoga, on ju. Ja siis Tannu, oli rollis ja siis jõudsid olla, siis ma läksin nagu sinna Luisa poolsele akna peale, on ju, siis Luisa oli minu ja Tannu vahel. Ja siis ma Luisa istus kõrval, on ju? Ja siis, kuna Tannul oli nagu autoga midagi viga, mingi, ma ei tea, mis asi sul oli, siis Tannu oli mingi, et lähme sinu autoga. Siis ma mingi, et okei, davai. Hakkan nagu enda autos hakkan istuma rooli. Siis Tannu on mingi, et mis teed? Siis ma mingi, lähen enda autosse või nagu, mis ta on mingi, ei nagu, miks sinna istud, et mina sõidan. Siis ma mingi, mida sa ajad, vaata, et ei, oota. Ma olen ikka veel pahane sellepärast, sest et nagu siis... tema eeldas, et tema on gentleman ja viib... Jaa, aga ei eeldata niimoodi, sest et kui ma sõidan minu autoga, siis ma sõidan, vaata. Ja siis ma ei tea, mis hakkasime vaidlema, siis ta oli mingi, et siis lähme minu autoga, siis ma ütlesin, mul ei ole vahet, me sinu autoga, siis ta mingi, ei, aga minu auto on katki, et lähme ikka sinu omaga, siis mingi, et okei, lähme minu omaga, hakkan jälle istuma nagu endale rooli, siis ta mingi, ei, mida sa nüüd teed, vaata, et nagu mina istun kõrval. Ei, ja siis lõpuks me läksime ikka Tannu autoga, sest et ta polnud nõus istuma Passionsalis. No vaata, meil on siuke kolmiksuhega, et nagu, meie oleme need mehed ja siis Tannu on vahest see naine, aga siis... Tannu on nii suur drama queen. See on harva, mitte halb, see on harva. See on harva, sul on mingid asjad, mida sa keeldud tegemast ja siis on see, et meie peame võtma need, et okei. Las ta saab oma tahtmise. Sa oled nii haige drama queen tegelikult. Nagu sa oled väga gentleman ka, aga enamus... Ärme nüüd pane Tannut ennast halvasti tundma. Las ta räägib nüüd enda versiooni sellest loost. Sellest autoloost. Jaa, räägi. Mul on sellest ajast, kui mul load on, siis ütleb nii, et ma olen umbes täpselt kõrvalistmel istun mingi 2-3 korda. Ma keeldun lihtsalt kõrvalistmel istumast. Mul ei sobi, mulle ei meeldi, mul hakkab halb olla, ma ei tea miks. No võt. Et roolis on palju turvalisem ja parem. Siis sa oled ise nagu siuke juhtpositsioonil ja ise tunnetad ja vastutad ja ma saan teid aru. Jah. No. Aga rääkige, teil on siuke kolmepoolne nagu tore sõprus on ja kindlasti kõik arvavad, et tegelikult on siin, et tegelikult on Luisa ja Tannu paar ja siis tegelikult on Jade ja Tannu hoopis paar oma vahel. Tegelikult nad ongi ju.
jaa, coming out. Ei, Me tegelikult just tegime autos Tannuga nalja, et meil on praegu sama värvi need püksid jalas ja siis mõlemal, no okei, kui ta paneks selle luku kinni, siis tal on ka siuke tume riietus. Siis me tegime nalja, et hoiame podcastis käest kinni ja siis ütleme, et me oleme kaapõljad mingi, ja me tulime siia paarina. Meil on teile uudis Mari-Liise ja Ade. ei nagu kunagi ikka on olnud siukseid asju, kui ma nagu, näiteks kui ma nagu Tannuga hängin, ma mingi teises episoodis äkki või esimeses isegi mainisin ka, et nagu osad inimesed vahest on nagu arvanud küll, et ongi mingi thing või midagi siukest nagu, noh, kui me kolmekesi hängime, siis pigem ei ole seda, sest et siis me oleme nagu kolmekesi, võtta, et miks see peaks niimoodi olema, et nagu ma ei tea, me oleme paaris või sellest tuleb kaasa, et nagu see oleks siuke, aga nagu noh, kunagi varem on arvatud küll, aga ma arvan, et kuna me oleme nagu nii pikalt juba kõik lihtsalt väga head sõbrad on, siis kõik inimesed meie ümber on aru saanud, et nagu Aga mul on küsimus teile, noh, kõik, noh, mina olen ju praegu suhtes, aga noh, te olete olnud suhetes. Kui teie olete nagu öelnud enda nagu partneritele, et mul on muideks parim sõber Tannu või et noh, sina eriti vaata, et mul on 2 parimat sõbrannat, Jade ja Luisa. Mis on nagu arvatud Sellega on päris hea lugu, et mingi 2 tagasi oli jah. Et 2 tagasi oli üks asi. Nii. Ühe noornööga oli üks asi ja noor nööb. jah, ja see lõppes päris kiiresti ära. Sellepärast, et sul on sõbrannad Jade ja Luisa või? Talle midagi ei sobinud, siis ma ütlesin talle otse ära, et hei, nad jäävad ja kui ei sobi, siis tšau. Tubli oled. Jah, enam ei suhtle ega midagi. Aga see oligi see tookord, kui me olime väljas käinud ja siis ta oli õhtul kassi. Ja see oli sama õhtu, kui me kaklesime Tannuga selle üle, kes rollis on või kelle autoga me lähme ja siis me Kuidas seda olukorda siis peaks lahendama, sest et ma saan nagu aru, et kui inimene alguses tuleb ja võib-olla tema jaoks ongi võõras, et mis mõttes sul on nagu tüdrukud on parimad sõbrannad või noh, see tundubki alguses imelik. Tegelikult minu jaoks on nagu see, et nagu kui mina oleksin nagu suhtes ja minu kutil olekski siis nagu 2 parimat sõbrannat, siis ma alguses oleks ka mingi, mida? Sa lähed 2 tüdrukuga välja nagu what? Aga nagu kui ta nagu seletabki mulle ära, ma ei tea, näitab reaalselt mingi titepilte, mingi ma tunnen neid tüdrukuid nagu terve oma elu põhimõtteliselt mingi, ma ei tea, nagu otseselt ei pea nagu mingi tõestusmaterjali mulle saatnud vaata, me oleme lihtsalt sõbrad, aga kui sa vähemalt nagu kas või seletad selle olukorra ära, et nagu ja ma olen terve elu neid tundnud, me oleme päriselt lihtsalt väga head sõbrad, siis ma nagu usaldan vaata, aga nagu lihtsalt niimoodi, et ta mingi ütleb mulle, et lähen sõpradega välja ja siis ma ei tea, saan mingi snappi, et ta on 2 biffiga, siis ma oleks ka mingi what? Aga nagu kui ta seletab ära selle, siis on nagu aga samas nagu minul näiteks pole kunagi olnud, ma olen olnud, olen nüüd ühes suhtes ja mul oli eelmine suhe ja mul nagu, okei, Jade, sõbranna mul selles mõttes mul ei ole probleemi, aga nagu Tannu ja Tannu vaata siuke ka, et ta võib sulle helistada mingi kell 11 õhtul ka, et tšau, mis teed? Tšau, lähme välja. Ehk siis nagu ainukesed plaanid, mis meil tekivad, ongi niimoodi, et ma olen kodus, ma chillin, Tannu helistab, kuule, sul on tegemist praegu või? Või siis vastupidi, vaata, et sina helistad Tannule või selles mõttes. Aga mul näiteks, praegu nagu ka tervitused Johannile siinkohal, et tema näiteks kohe, kui ma ütlesin, et mul on nagu Tannu on mu sõber on ja nagu ta oli varem kuulnud nagu midagi. Aga siis nagu üks hetk ta oli mingi, et kuidas teil nagu, mis see suhe teil on omavahel? Siis ma saatsin talle ära, et ta oli kohe mingi, it's fine. It's fine, nagu osadel võib-olla jõuabki see kiiremini kohal, aga osad on tõesti võib-olla need, kes on ja osad on jah siuksed, et nad on kohe mingi ei sobi. Aga nagu, ja. ma ei tea, mul oli ka see viimane suhe nagu temaga reaalselt ei olnud nagu absoluutselt põhimõtteliselt isegi juttu sellest, sest et see oligi nagu, et ma ei mäleta, et me läksimegi, hängisime, see oli minust 3 või midagi ja siis ta vist teadis ka sind ju varasemast kuskilt. Enam-vähem natukene. No igatahes jah, nad natuke isegi tundsid nagu varem, on ju. Ja siis ma olingi nagu mingi, et ma lähen Tannu Luisaga välja ja siis ma juba nagu enne, kui ta jõudis küsida, et kes on Tannu või nagu miks mida iganes, siis ma juba ütlesin, et mõlemad on mu nagu lapsepõlvest saadik sõbrad, et nagu õde ja vend põhimõtteliselt. Ja siis rohkem nagu ei tundki selle teemalist juttu enam, et miks sa hängid selle vennaga. Vaata, jõud, kui ma taga hängisin Tannuga, siis ta oli nagu lihtsalt mingi auk. Sest et ta sai kohe aru. Kas see võib ka nii olla, et tüdrukud on rohkem armukaded, et sellise koha pealt, sest praegu ma kuulen, et Johan ega siis ka sinu eelmine noormees on ja, et neil oli nagu whatever on ja. Kas sul on varem ka olnud sükust asja? Või oli, sa nüüd rääkisid, et oli seal ühe neiuga?
ei ole varem Ei sellist ole. asja olnud. Aga jah, äkki lihtsalt andsid vähe infot või äkki oligi ebakindel neiu lihtsalt natukene. Ütleb nii, et ega seal nii või naa ei olnud kõik enam nii väga hästi, nii et pole Aga hullu. see on väga hästi öeldud, ma arvan ka, et üldiselt kui asjad on hästi suhtes, noh siis üldiselt siuke asi ei tohiks ju segada, kui sa just nagu ära seletad ja nii, aga kui asjad ei ole hästi, siis nagunii vaata, kõik asjad võimenduvad justkui, Jaa. et iga asi see tundub võis hästi justkui see viimane piisk lihtsalt ja, et võib-olla see oli lihtsalt siuke. no sinu küsimus oli selle koha pealt, et kas tüdrukud on armukadedamad, siis jaa, on küll. ja ma Ekspert on rääkinud. on lausunud. ja ma ei häbene, sest et nagu Aga millest see tuleb, millest armukadedus tuleb? Kas see näitab sinu ebakindlust või? ma arvan küll, jah. Ma ei tea, mul praegult ei ole nagu Praegu sa ei ole armukade? Ma praegult ei ole millegi peale armukade mina olen, et te istute kõrvuti näiteks. aga Fair point. no, pekkis. Ei, aga nagu, no ma ei tea, ongi et minu nagu eelmisel kutil olid ka mingid nagu sõbrannad ja nagu mina alguses nagu esimesel korral, kui ma kuulsin või nagu nägin midagi, onju, siis ma nagu reageerisin nagu niimoodi, et mingi mida? Aga nagu ma olin siuke kohe, et nagu läksin keema vaata või nagu ma olin mingi, et või ma olen hästi siuke, et ma nagu nähvan. Ma teen nagu mingeid sarkastilisi kommentaare, vaata, et ma ei ütle otseselt nagu otse halvasti, aga ma nagu mingi, lähed sõbrannaga välja. See on tore. Tannu on raske meiega või? Võid otse öelda? Ega nad ei anna sulle sõnagi. Kohati või? Kohati on. Tegelikult mõtle, kui tore sul on, kui sul on 2 sellist sõbrannat, kui palju sa nagu kuuled ja näed sinna tüdrukute nagu mõttemaailma. Kossi me räägime ka sulle. See on tõesti, seda on... Ja, aga tal on nii igav kossi rääkida, sest et kui ma räägin talle nagu mingi kõige crazy ma story üldse, siis ta mingi, teem. Mis siis? Mul edasi sai? Mul on raske tüdrukute muredest aru saada, nagu see on koss on nagu okay. Ja see mul on, tegelikult on nagu hea, et on nagu siuke kutist väga hea sõber, vaatast, et kui ongi nagu näiteks võtamegi nagu mingi kutidraamad või midagi, siis ma saan alati temalt nagu talle ette kanda selle olukorra ja siis tema räägib nagu sellest kuti nagu mõttemaailmast. Ja aga Daniel ei ole vaata tavaline mees. Danielil on liiga suva asjadest. Sul on tõesti nagu, sinuga on tegelikult raske nagu kui Daniel ütleb kõigepealt. Suva. Nojah. Ei, reaalselt, ma rääkisin sulle mingi õhtu, ülipikalt rääkisime mingist teemast. See lihtsalt mingi, ma ei tea, mine jõuksi. See on mingi, okei, thanks nagu. Aga see on päris hea lahendus. Ei, see ei ole hea lahendus, et mul oli vaja, et Annu nagu mingi analüüsiks olukorda minuga, räägiks minuga, mingi annaks mulle nõu, ta mingi, ma ei tea, ma läheks jõuksi. See on mingi... Lähme sööma või? Tegelikult Mac on nagu nurga taga. Mõtle, kui sul oleks noormees kõrval, kes on nagu siis samasugune nagu sina on ja siis te ju tegelikult ei mahu sinna nii-öelda ühe laua taha isegi ära. Kui tema ka kogu aeg vahele teile räägib, kes teid kuulaks siis? Mõtle niipidi, meil on issiga näiteks see nali või see vist isegi ei ole nali, vaid öeldakse, et et naistel ongi nagu 20 000 sõna päevas antud, mis ma siis kiiresti täis räägin väga kergelt ja meestele, ehk siis sinu issile on ka antud 2000 sõna päevas. Kas me issiga ei räägi väga palju, on? See on väga hea tasakaal. Et ei nagu, ma ei tea, mul selles mõttes jaa, et ma ei tahakski, et nagu et vahele segatakse, kui ma räägin seda, aga nagu lihtsalt kui tuleb see hetk, kus nagu see jutu pulk on sinu kätte antud, vaata, ja on sinu kord rääkida ja nõu anda nüüd mulle või nagu analüüsida seda olukorda, siis ma tahan, et sa nagu räägiksid, vaata. Aga võib-olla see on liiga suur vastutus, sest ma olen ise kuulnud, kuidas sa Tannule ütled, ründad teda, nagu tema on süüdi mees soo eripärades. Miks mehed on sellised? Ütle nüüd, Mis soolisi stereotüüpe me nüüd siin viskame? Ei. Aga miks mehed on siuksed siis? Millised? Mida? Vaata Tannu. Hästi nurka surud. Tannu päevas, 4 korda või tähendab. Ta magab kella 2-ni. Jah, siis ta sööb 3 korda, eks ju. Siis ta võtab trenni, siis magab. Ja siis kuulab teid. Ei. Ta magab siis kella 2-ni. Siis helistab meile, et ta on mäkki. Kusjuures Tannu tegelikult, kui sa olid väike, sa olid väga jutukas. See ei ole kunagi olnud siuke nagu vähe see... jutukas. Ta väike venda. Oi.
selles mõttes alati, te kõik olete olnud väga jutukad, alati istusite meil, kädistasite seal ja lollitasite ja selles mõttes see ei ole alati nii olnud. Ma arvangi, et ta lihtsalt saab suuremaks ja siis tuleb siuke küpsus ja siis ta lihtsalt saab aru, et kas on nagu mõtet vadistada või ei ole mõtet vadistada, ta oskab vahet teha nendel Siis asjadel. meil tuli seda vadistamist juurde lihtsalt. No tüdrukud on loomult, mulle tundub, ja kuidagi siuksed, nad vajavad seda väljaelamist nagu rohkem emotsionaalselt. Minu arust on see väga hea näide, kui ta soovitab sulle, et mine jõuksi, et ta näitab, kui ta maandab ennast seal trenni tehes ja see ongi väga hea maandus. Aga mul on vaja nagu maandada ennast. Just, aga sa ei saa eeldada, et ta on samasugune. No, aga ole siis korraks. Kui sul on mingi probleem ja sa räägid mulle sellest, siis ma võin sulle öelda, et nagu lähme jõuksi võtta, siis see aitab sind. Okay. Aga kui mul on mingi probleem, siis sa pead nagu Siis ma jäppima minuga. Tegelikult ma arvan, et teile ikkagi sobib see, et Tanju on täpselt siuke Tanju nagu on tasakaal sest ta meil. tasakaalustab just, et muidu oleks ikka päris hull ja muidu ta võib-olla ei olekski siuksed sellised sõbrad. Kas on asju, millest te omavahel ei räägi ka või nagu kõigest räägite? Ei, me räägime kõigest. Ja ma arvan, et meil on nagu see, et kui meil nagu juhtub või toimub midagi, siis me nagu ei kirjuta kohe vaata või ei helista kohe, aga lihtsalt siis, kui me näeme nagu uuesti mingi hetk, siis me nagu räägime sellest. Sa räägid meile kõigest. Tanju on kõige salapärasem tema vahest. Kui me küsime talt mingi, ta ütleb mingi ühe asja, mis tal mingi juhtus nagu väga pealiskaudselt, siis ma olen mingi, et kes, mis, kus, mis asja, vaata. Siis ta mingi, Ära muretse. Ära muretse selle pärast. See on mingi, et aga sa just nagu andsid kõige suurema mingi spoileri. Viskab mingi asja õhku ja siis on siis on mingi, ära muretse detailide pärast, et see on lõpp. Ja siis te pigistate teda. Kas sa tahadki olla mysterious või? Ma ei räägi väga palju enda asjadest, et kuidas, kus, mida, et Nii palju kui vaja teada, nii palju teame. Nii palju kui vaja teada, nii palju räägin. Aga mitte rohkem. Täiesti normaalne, harilik Eesti mees, ütleks mina. Täiesti nagu siuke, ei räägi nii, nagu mingi, ei vadista lihtsalt niisama asjadest, räägib olulistest asjadest. Et mina täiega vadistada on ka tore ju. Miks me üldse muidu siin oleme, kui meil ei meeldiks vadistada? Ma arvan ka, et vadistada on tore. Aga räägime, kuidas see sõprust teid aidanud on. Tuleb ette mingi mure või koht või et näed, et ma olin siis täiesti nina nii mudas, sest mul oli siuke tunne ja siis sõbrad tegid seda ja aitasid mind välja. Kes julgeb jagada? Või millega te aitate üksteist? Et sa ei pea isegi rääkima. Ma tahaks Tanju vastust kuulda, ma tahaks teada, kas ma aitan sind või ma olen lihtsalt... Kuidas tüdrukud sind on aidanud? Oma vadistamistega? Ma ei tea. Tavaline Eesti mees. Ära segalast räägib. Nii kähku, nii kiiresti midagi öelda on päris raske, aga ma ei tea. Kui sul on vahest mingi mure ja kui sa tüdrukutele räägid, kas nad selles mõttes ju kindlasti toetavad ja aitavad ja putitavad sind üles, ütavad ja inspireerivaid. Kas see vestlus, mis meil oli, kui sa tulid üks õhtu suht hilja tulid nagu minu juurde ja siis meil oli see suht pikk vestlus, kus Ma ei mäleta, millest me isegi rääkisime. sa tulid oma murega minu juurde. Jaa, okei, nüüd tuleb meelde. Kas see vestlus nagu aitas see natuke või? Või see oli pigem siuke, et lamp ma oleks ise ka selle peale tund? Ta oleks ise ka selle peale tund? Ei ole. Mis me rääkisime? See oli see sama õhtu, kus kõigepealt rääkisime sellest sinu asjast, mille pärast sa tulid üldse minu juurde, et rääkida. Ja siis õhtu lõpus oli see vestlus, kus ma rääkisin talle enda murest, et ütles mulle, et mine jõuksi. See oli kõik sama õhtu. Ei no jah, ma oleks ise ka selle peale tulnud, aga oli vaja lihtsalt kellegile rääkida. Sul oli vaja kellegi teise suus seda lihtsalt kuulda, jah? You can do it. No vot. Ei, mind on kindlasti aidanud. No jade, eks ju sellega, et kui see naiselik pool just kui see, et äkki ta teeb seda sellepärast, et tood bla bla bla, eks ju. Või siis et tee nii, siis tuleb see ja see ja see. Aga Tanju võib-olla tõesti oma selle ratsionaalsusega lihtsalt, et jõuks, mine, tee. Söö, maga, tee kõnni. Jah, täpselt. Ma arvan, et mul on täpselt samamoodi, nagu teil mõlemal nagu siuke, mul on täpselt sama, mis sa ütlesid, on ju, aga teil mõlemal siuke ühine
asi, millega te mind aitate nagu hästi mõlemad toote mind nagu reaalsusse tagasi, et mina olen nagu kõige suurem ülemõtleja üldse terves maailmas, võib-olla, ma arvan. Ma võin nagu, ma olen rekordit teinud. Ja siis nagu iga kord, kui ma tulen ja räägin teile sellest, siis te mõlemad ütlete mulle nagu, sina aitad mind nagu nii-öelda nagu niimoodi nagu tüdrukud, vaata, et sa nagu natuke rohkem nagu räägid minuga läbi selle, aga sa ikkagi lõpuks ütled mulle, et nagu tõmba normeks vaata, et see on norm. Aga nagu Tainu ongi siis lihtsalt, et mingi Jõuks. jah. Aga samas nagu, mis on veel ka see, et ma arvan, nad ise ei teagi, et nad on nagu aidanud võib-olla sellega, kui ma ongi mingi lihtsalt tunnedki, see ei pea olema otseselt probleem, vaid lihtsalt tunned, et sa oled nii väsinud, sa oled lihtsalt kõik on nii nagu nii overwhelmed ja siis sa saad nagu kokku nendega ja siis nad on mingi, et tere, lähme seda, kuule, lähme sööma. Kuule, tea, mis mul täna koolis juhtus? Et nad ise vaata ei saa aru sellest, et nad on võib-olla aidanud oma nagu mingite, kas või mingite lambiste juttudega. No Daniel on reaalselt lugematuid kordi öelnud mingi täiesti suvalist lauset ja ma olen lihtsalt niimoodi naernud, et ma olen reaalselt peaaegu püksi teinud lihtsalt, sest et ta ütleb nii random asju vahest, et sa nagu ei oota ka, et see tuleb ja sa oled lihtsalt mingi, kus see tuli? Mis asi sa oled? Aga sa nüüd oled siin terve aeg meid interveerinud, aga kuidas nagu meie suhtlus sinuga on sind mõjutanud, sest et me tegelikult väga palju nagu muidu ma oleks võinud ju kolmekesi nendega teha siin selle, kui me tahaks meist rääkida, aga tegelikult ju sina oled ka nendega väga palju seotud, sest et me oleme väga palju, nagu kui te olete mul kahekesi külas käinud, siis me enamus ajast mitte ei ole minu toas kolmekesi, vaid me oleme rest suures toas nagu sinuga koos. Nagu kuidas sind on? No me lihtsalt ei räägi, tähendab, vaid nagu, olgem siis nagu tõetruud, eks ju, et Marilis toidab siis nagu 2 linnupoega ka selles mõttes. Ma arvan, see on siuke instinkt, mis kohe tekib, nii kui tulegi, nii, kõigepealt hakkame sööma, on ju. Siis me söömise ajal nagu räägime ka mingid... Et ei, mind on väga inspireerinud, minu meelest on nii tore ja minu jaoks natuke nagu oletegi minu beebid ka ikkagi, et mul on alati siuke tunne, sest ma olen ju näinud teid kasvamas, samamoodi nagu enda lapsi, et kui sa tuled, siis ma ka sulle tihti ütlen, et näed kadunud laps tuleb koju, on ju, lõpuks ometi, et kui ma pole pikalt näinud, on ju. Et hästi isegi kui see on 2 päeva. Aga see ongi pikk. See on väga pikk, see on liiga. Ja mulle meeldib see, et veel kord, tulles selle juurde, kuidas mina teid lasteaias mäletan, te ei ole muutunud. Samasugused toredad punnid olete ikkagi ja teete seal nalja oma vahel, itsitate. Päriselt ka, jah, te olete pikemaks kasvanud ja selles mõttes targemaks kindlasti saanud ja kõik seda. I wish. Et aga tegelikult olete ikkagi nagu need samad Anju ja Luise ja Jade, kes alati on olnud, et hästi tore ja inspireeriv on olnud näha seda, et teie sõprus on jäänud püsima. Sest et meil on ju kõikidel mingid lasteaiakaaslased või lasteaiaaegsed sõbrad ja põhikooliaegsed sõbrad ja keskkooliaegsed sõbrad. Enamasti need ei jää püsima. Nüüd teil ka, vaata, te nüüd lõpetate keskkooli ja võib-olla juhtub see, et kolite erinevatesse linnadesse elama või isegi erinevatesse riikidesse. Et see võib kindlasti juhtuda varem või hiljem. Aga mul on tunne, et kui see on nagu nii pikalt sisse käidud rada nii-öelda see sõprus, mis teie vahel on, siis mul on tunne, et see igal juhul püsib. Et isegi kui te vahepeal ei näe pikalt, näiteks minul üks sõbranna on, kes ei ole Eestis, tegelikult kaks sõbrannat, üks elab Iirimaal, üks elab Hispaanias. Ja me olime väga-väga lähedased, kui nad Eestis kunagi elasid ja väga pikalt ja nii edasi. Ja üks on ka nagu lapsepõlveaegne sõbranna. Ja kuidagi mulle meeldib see, et vahest pole aega rääkida, nii palju asju, 6 aega ei näe, pool aastat ei näe, isegi aasta ei näe vahest. On ju. Ja siis saad kokku ja siis nagu kõik läheb edasi sealt, nagu, kus see just lõppes. Et ma selles mõttes arvan, et see on ülisuur väärtus, see, mis teie vahel on, et ma arvan, et elust ikkagi saate nagu seda ise näha ja kogeda, et mul on tunne, et isegi kui nüüd näiteks peale keskkooli, ma ei tea, kolitegi üks kolib Austraaliasse, teine, ma ei tea, Iirimaale näiteks, ja ei näe või kuule või ma ei tea, snapite ja suhtlete, okei, on ju. Aga ma arvan, kui te kokku saate, siis see lasteaia vibe on jälle tagasi, et lollitame jälle, teeme seda, ütleme jälle seda, on ju, ja siuke üksteise tögamine ja inside joke'id ja need on nagu toredad. See on suur väärtus, kui sul on sellised sõbrad nagu te siin olete oma vahel. Me just eile Danieliga rääkisime, et me ei mäleta isegi, kuidas see jutt siin oleks, aga ühesõnaga kirjutasime oma vahel. Meil on 3 grupp, aga et me oma vahel. Ja siis Daniel ütles ka, et me Jadega nagu plaanime, ühesõnaga, mis nad plaanivad nagu tulevikus teha ja oma mingi kodud ja asjad ja värgid ja siis Daniel ütles, et kui me kolime on ju, et siis
võib-olla ei näe, mis iganes on, ja siis ma ütlesin, et jaa, aga et teie korteri võtme saan ma ikka endale. Ja siis Tanju ütles, et jaa, et sina saad koopia. Et nagu et kui nad koliksid kokku, et siis mina saan selle koopia ikkagi endale, et siis ma saan nagu iga kell sinna sisse minna ja saan oma toa ja värki. Ma oleks nagu mingi laps neil. No ma olen kõige noorem ka seega, et te peate meid kui nagu laps võtma. Teil on see ka ju oluline, muidugi lasteaias see oli ju väga tähtis, et kellel on mais, kellel on juunis, kellel on oktoobris. Neil on ikka veel. Teil on ikka veel tähtis see veel või? Ma olen keskmine laps ja ma olen igal pool keskmine. Tanju on kõige vanem. tere. Sa oled must 6 aega vanem. 6 ja 4 päeva. Okei, no. See on jumal. Olgem täpsed ikkagi. Sul nüüd tulebki kohe sünnipäev ju. Jah. Vähem kui 6 pärast juba. Jah. But who's counting? Ma ei tea, oleneb, millal see episood välja läheb. Mis te nüüd siis plaanite teha siis, kui niimoodi keskkoolid asjad läbi? Millest te unistate? Kus sina oled näiteks 5 või 10 aasta pärast, Luisa? 5 aasta pärast loodetavasti olen ma Tartus ja olen ära lõpetanud juba, issand, ma nüüd toon sõnu ära seda, et olen ära lõpetanud Tartu Tervishoiukõrgkooli ämmaemanda eriala. Nii tubli. Aga kui sa lasteaias käisid, kelleks sa siis saada tahtsid? Ma arvan, minu unistus oli mingi tantsija või laulja, kuigi ma olen kõige halvem inimene üldse selles. Aga mul oli kindlalt mingi laulja või tantsija. Kas sa mäletad teie lasteaia lõpupeol? Direktor küsis igalt lapselt, kui ta andis teile lõputunnistust, ta küsis igalt lapselt, kelleks sa saada tahad. Ma ei mäleta teie vastuseid, ma mäletan Jade oma. Ei sega vahele. Ütle palun järjest, mis sa ütlesid seal, kas sa ise mäletad? Ei, seda sa ma ei küll ei mäleta, sest mäleta. direktor küsis Äkki mu emps mäletab, aga mina ei Kindlasti mäleta. Sellest on video ka minu arust. Küsi emmelt järgi ja me saame siia episoodi kõrvale panna selle, kelleks sa saada tahtsid lasta, sest see on väga põnev. Oota. Me jõuame sinna. Okay. Nii et ühesõnaga, sina 5 aasta pärast oled tervishoiukõrgkooli lõpetanud ämmaemandaid. Ämmaemandaid oma ja tubli. Mis sinu unistused on praegu? Ja mis nad olid lasteaias? Lasteaias kindlasti, ma arvan, et oli politseiks saada. Klassika. Klassikaline, et politsei. Päästan maailma, Nii, aga nüüd, kui sa oled suureks saanud? Otsest unistust ei ole, hetkel on kaitsevägi tulemas. Käin kaitseväes ära ja plaan on minna Austraaliasse. Natuke ringi rännata ja tööd teha ja. See on väga hea mõte. Aga otsest mingit unistust kui ei sa ole. kängurust pilti või näed teda, siis tee pilti. Ma teen selfie. Jaa, mine sinna kottidele sisse ja siis tee see pilti. Vabandust. No mine sinna, tee seal üks pilt mulle, palun. Ai, kui hea mõte. Saab tehtud. Aga kas sa mäletad, et sa tahtsid politseinikuks saada, kas sa seda ütlesid seal direktorile ka või sa ei mäleta? Seda ma ei mäleta, aga lasteaias kindlasti oli see, et politseiks, kindlasti politseiks. See on nii tore, väiksed poisid minu meelest enamus tahavad mingi politsei või päästeamet või ja kahju, et nad kõik siis tegelikult ei lähe sinna, sest seal on alati abikäsi puudu. Aga küll sa jõuab peale Austraaliat ja kõike seda, nii et äge. Mina lasteaia lõpetamisel ütlesin, et mina tahan saada loomaaia direktoriks. Hästi konkreetne amet. Ja see oli selle pärast, et ma mõtlesin, et kui ma olen loomaaia direktor, siis ma saan kõik oma pere ja sõbrad saan loomaaeda tasuta sisse lasta, siis ma saan kogu aeg tasuta loomaaias käia oma. Siis talle meeldisid loomad. Kas teil oli Miisu siis juba või? Jaa. Oli jah. Ja tegelikult nüüd, kui ma vaatan praegu oma huvisid ja asju, siis ma arvan, et 5 aasta pärast ma olen kuskil soojal maal, kuskil rannamajas. See oli. Kuskil rannamajas elan. Ja siis teen midagi, kas mul on siis mingi oma ettevõte või siis ma teen midagi muusikaga seotud. Ma veel ei tea, mis see võiks olla, aga ma väga tahaks, et kindlasti minu karjäär oleks seotud muusikaga kuidagi, sest et see on mul viimased mingi paar aastat väga-väga huvi pakkunud. Kuule, aga me saame 2030 teha siis järgmise episoodi, on ju? 5 aasta pärast ja siis saame vaadata, kes on Austraalias, kes on ämmaemand, kes on seal ka kuskil rannamajas on ja laulab. Aga muusikast rääkides, kui sa peaksid ütlema, et mis laul sul seostab, kui sa vaatad Danieli ja Jadet kumbagi? Kui ta oleks laul, mis laul ta oleks? On 2 laulu, mis seostub. Nii. Üks on Villem Trillemi Nii hea või nii hea siis pigem. Jaa. Saate aru ikka või? Ja. Ja siis teine on, ma ei tea, kes selle laulu tegi, aga laulu nimi on Bad Karma.
Ei, see on see mingi aks. See on see 6 minutit kestev, see ülipikk laul, ja see on 6 ülipikk minutit. intro. Ja siis Ma me tean olime küll, miks minu sa- juures. Ja siis Ei, me kuulasime seda. Seda me lasime igal pool. Vot sellel need ajal. 2 Mingi laulu teie on thing, kindlalt. Damn. See oli See oli 13-14 aastasena, Oli me või? kuulasime Kogu aeg seda sama laulu, jah. Aga praegu ma isegi ei tea nagu, et mis oli võib-olla mingi vahepealne laul, lihtsalt need on mul nagu aiu raiutud. No ja mis teil on? Mul on Luisega, mul esimene asi, mis mul pähe tuli, täiesti nagu mitte kuidagi ei ole seotud nagu, noh, näiteks nagu see Bad Karma on. Livin Davida Loka. Sest et mul nagu, ma ei tea, kes seda laulab. Ma ei tea. Aga kuidas kõik teavad seda kindlasti. Sellepärast, et ma mäletan kunagi, kui me olime ka mingi 14 äkki, siis ma käisin sul külas. Tulin sulle lihtsalt mingi õhtul mingi niisama külla. Ja siis selle samal õhtul nagu, ma pidin minema nagu tagasi koju, aga ma jäin ikka ööseks lõpuks. Siis me käisime mingi kelgutamas su maja taga. Ja siis me vaatasime ka mingi Shrek. Shrek 2 või 3. Seal on me vaatasime mingi Shreki ja siis seal oli see laul. Ja siis millegipärast mul nagu esimene asi, mis mul pähe tuli sinuga oli see. Ja sa lihtsalt oled ka siukse sama vibe'iga. No mu vanaisa on hispaanlane, seega äkki selle pärast ka. Võib-olla. Ja siis Tannuga. Oota. Ma olen mingi hinnalaul. Või siis see... See Deja Vu. Deja Vu on siis küll, see jah. Desire. Aga see ei ole hinnalaul. Morris. Ja, just see. Mis sul on meiega? No ei tea, aga... Tavaline Eesti mees. Las ta nüüd vastab. Mingid laulud, mis sul, näiteks kui see laul tuleb raadiost või noh, autost sul on ja siis sul tuleb järsku pähe mingi mälestus või mingi asi, mis seob. Ma ei tea. Päriselt pole ühtegi või? No aga võib-olla tal ei ole sellist... Kohe niimoodi nipsust ei oska küll niimoodi öelda. Võid pärast öelda, kui tuleb. No, mis lugu teil minuga tuleb? Luise, kui sa vaatad mulle otsa, mis lugu sul tuleb minuga pähe? Jennifer Lopesiga midagi seoses. Väga hea. Kes laulab? Beyonce või? Seda Lokat. Ei, Shakira. Shakira on Loka. Vabandust, minu paha. Kuidas see läheb? Ma just täna kuulasin seda. Ja siis mõtles minuga. Loka. Ja, just. Kes ei tea, siis Loka tähendab hispaania keeles hulluk. Hulluke. Hulluke. Hull tegelikult. Ma tahtsin ilusamini öelda lihtsalt. Saikar. Saikar, jah. Ei. Jah, mingi hispaania või siis see... Mis selle nimi oli? See, mis me kuulasime 2020 seal. Seal meie esimeses hispaania kodus. See oli ka J-Lo lugu muideks. Ei, seal laulis mingi mees ka. Mul on Hispaaniaga, on ka teiega, nagu teie mõlemaga, on see mingi El Mismo Sol. Seda ma mõtlengi. Jaa, see on mul. Päevitsime ja siis sina panid selle El Mismo Sol on selle nimi. J-Lo laulis koos ühe mehega. No, me õppisime hispaania keelt selle laulu järgi, sest et meil keeleõpetaja ütles, et printige välja need laulusõnad ja laulge kaasa, tõlkige ära enda jaoks. Ja El Bajo, El Mismo Sol, selle laulu pealkiri tähendab ühise päikese all. El Mismo Sol on meie kõigi ühine päike ja El Bajo on all nagu. Selle laulu pealkiri, ta laulabki ilusti, kuidas me kõik, hästi lõbus laul, me tantsisime, meil on videod, kus me köögis lihtsalt mingi tantsime ja laulame, kõigil olid need sõnad peas, siis me pidime õppima, nii nagu tore oli. Hästi tore laul, nii et soovitan. J-Lo ja mingi mees olid, jah. Jah, väga hea. Selles mõttes muusika on siuke tore asi, mis ikkagi ühendab ja näiteks, kui mina mõtlen enda lapsepõlve peale, siis tulevad ka mingite lauludega tulevad meelde lapsepõlve sõbrad, lapsepõlve mälestused, sellepärast ma küsingi, et mis lood need on teie jaoks. Ja teine asi, näiteks mina elasin lapsepõlves Keilas leivatehase kõrval kohe. Ja alt naaber oli mu parim sõber ja tema ema töötas seal leivatehases ja me kogu aeg käisime seal ja niimoodi, et nüüd värske leivasaia küpsetist ja lõhn alati meenutab mulle nagu lapsepõlve. See on nagu täpselt siuke, et oh my god, jälle saan värsket leivasaia süüa. No mul on toiduga seoses on mul
ma just tahtsin küsida toiduga. toorjuustukook, ma mõtlesin kohe nagu sinu õe peale. See mul mõtlesin praegu toidu tervitame peale. Katrinit, ta on Tšau, kõige Katu. parem tordimeister maailmas, ta teeb ülihäid küpsetisi, ta ise nii ei arva, aga kõik teavad, et ta tegelikult teeb ülimaitsvaid asju. Eelmine aasta ma sain ekleere proovida. Lõpeta, kui head. minu sünnipäeval Mul su sünnipäev on kohe, me niikuinii tuleme seega. Siis saab jälle. Enne ekleerid, palun, Katrin. seekord, Katrin, ma sooviksin seda juustukooki, millel on see passioni asi peal. See, mis oli... Kus me saime seda? Jah, kus sa said ka neid ekleere, on ju? Jaa. Olid head, on ju? Okei, ekleere ja seda palun. Aitäh. Need olid super head. kuule, aga meil on viimased minutid jäänud. Jagage veel siis kokkuvõtet nüüd lapsepõlvest pidime hirmsasti rääkima, aga jõudsime igale poole mujale. Igale poole Hispaaniasse välja. Iga episood on siuke, et me võtame ühe teema. Selle episoodi lõpuks ma isegi ei mäleta enam, mis see teema oli põhimõtteliselt. Aga viimased laused, mõtted, mis te tahate öelda praegu kogu maailmale oma sõpruse kohta? Et mul on kõige paremad sõbrad. Daniel ja Jade. No mul on teisi sõpru veel, et ärge Mari-Liis nagu ka. muretsege, et noh. Mari-Liis on emme. Jah, No, see on okei. AK sõbranna. jah, just. Ei, mul on väga hea meel, et te mul olemas olete. Ja kõik teised. Hakkame nutma kõik koos. Ja, hakkame hästi agressiivselt nutma. Ütle nüüd ka midagi. Ma tean, mis ta ütleb. Ütle see lause. ei ütle, aga jah, ma pean nõustuma. On tõesti väga head sõbrad. Väga tore, väga äge. Mis lauset sa mõtlesid? Lähme jõuksi. Ei, me lähme sööma me lähme praegu. äkki. Me lähme sööma midagi praegu. Viia, ma pole ka söönud. Mul tuleb Ei tööd. Kuule, aga teeme kuulajatele aitäh ja lehvitame ja teeme tšau. siia kaamerasse. Kuulake meid jälle. Tšau. Aitäh, Tanju ja Luisa, et te Palun, tulite. aitäh kutsumast. Nii, te olete meie esimesed külalised ka. Jee! Kellega me teeme.